Tere imelist neljapäeva. Paljud teist on ülikoolis käinud ja kõrgkoolis siis, ja võib-olla tuleb tuttav tseen ette sellest loost, mis ma täna räägin. Olin ülikooli siis 3. kursusel juba ja sügiseti ja sügisest kevadeni, ma ütleksin kogu see õppeaasta jooksul, toimub selline helistamine, kirjutamine, kutsumine. Ja nimelt siis kutsutakse tudengeid vestlustele, et tutvustada neile seda võimalust, kuidas minna Ameerikasse raamatuid müüma. Suvetöö, palju teenimisvõimalust, palju sellist enesekasvu ja kõike muid asju. Aga mina olin juba Eesti Maaülikoolis siis 3. kursusel ja ma olin neid kutseid juba saanud, enam ikka väga hästi tehakse seda tööd ja see sõnum jõuab väga paljudeni. Ja ma olin isegi käinud ühel sellisel kohtumisel, kus siis seda räägiti ja mulle jättis see nagu täiesti külmaks. Mis asja? Ameerikas raamatute müümine. See ei ole minu jaoks. Mina ei ole see, kes seda tegema peaks. Teised vaatavad, ole tasa. Jaa, päris elu. Mu töövari on siin olemas. Ja tõesti, ma olin nagu korduvalt kuulnud sellest võimalust, olin isegi kuulamas käinud ja täiesti enda jaoks välistanud selle, et ei, see ei ole minu jaoks. Ja selle taga oli suuresti hirm. Hirm, et ma pean minema kuhugi teisse riiki. Aasta siis oli tegelikult 2007. Ja rääkima inimestega inglise keeles ja neile midagi müüma ukselt uksele. Ja üks vähetuntud fakt minu kohta on see, et kooli ajal keeled, eesti keel oli okei, aga just see, et vene keel ja inglise keel olid kohutavad. Et kui ma muidu olin nagu selline tubli õpilane, 4-5, siis keeled olid pigem alati see, et vahel kas tuleb 3 ja siis kas veab selle 4 välja. Aga keskkooli esimesel aastal, siis 10. klassis, ma jäin suvetööle nii vene keeles kui inglise keeles. Muidu reaalainetes ma olin väga tubli, käisin keemiaolümpiaadil, käisin matemaatikaolümpiaadil, füüsika meeldis, reaalainet meeldisid, aga keeled olid need, mis ei tulnud mul kuidagi välja. Aga siis 10. klassis ma jäin suvetööle ja teate mis? Ma ei teinud suvetööd ära inglise keeles. Mind nagu justkui jäeti istuma 10. klassis inglise keele pärast. Ja see ei olnud nagu optsioon, et ma klassi kordan 10. klassis, eks ju. Ja ma vahetasin kooli ja siis leidsin sellise klassijuhataja, direktori, käisin rääkimas, et ainult see aine on, võib-olla mul õpetajaga kuidagi ei sobinud, nii edasi. Ja ma vahetasin kooli inglise keele pärast, sest mind jäeti suvetööle ja ma ei saanud seda läbi. Kas te kujutate ette, millise jälje, kõik need asjad, mis me oma minevikus kogeme, jätavad? Nii et see hirm, et ma pean inglise keeles midagi rääkima. Kuid üliõpilasena ma olin väga aktiivne tudengiorganisatsioonides ja ma olin kohtunud sellise inimesega nagu Andrus Halbi, kes täna, ma päris täpselt ei tea, mis ta nüüd täna teeb, aga ta mingil hetkel oli selline tippjuhtide coach. Ja tema siis helistas mulle, et Annika, tule, ma olin teda ühel kursusel näinud koolitajana ja mul oli tohutu sügav austus tema suhtes. Ja ma läksin Tartus, kas oli selline kunagi Big Benni kohvik või midagi sellist, läksin temaga kohtuma. Ja
ta tegi oma tööd väga hästi. Esimese kohtumise lõpuks minu sees oli midagi muutunud ja ma hakkasin nagu kaaluma seda, et ma võiksin tegelikult raamatuid müüma minna. Ja siis tuleb nagu järgmine asi, et kõik need, mis siis kui. See hirmud, et inglise keeles peab rääkima. Kuhugi, ma ei olnud sellel hetkel ma ei olnud kaugemal käinud kui Soome ja Läti. Ma ei olnud lennukiga lennanud. Ja ta tegi oma tööd hästi. Sellepärast on väga oluline, et kui on midagi, mis sa näed, et võib kellegi teise elu muuta, siis sa pakud seda toodet ja teenust. Sinu kohustus on seda pakkuda. Sinu kohustus on tegeleda ka nende vastuväidetega. Ja üks nendest vastuväidetest oli ka, et kust võtta 30 000 krooni, et soetada endale tööluba tööviisa, esimese kuu elamisraha ja lennupiletid edasi-tagasi. Ja minu seest oli tohutu hirm nii palju kordi, kus ma oleks tahtnud öelda, ei, Andrus, ma ei tule. Ja ma siiski otsustasin usaldada elu, protsessi ja seda hirmu mitte kuulata. Ja ma läksin ja müüsin raamatuid Floridas, Kissimmee piirkonnas. Tol ajal tudengid töötasid veel 13,5 tundi päevas, 6 päeva nädalas, 12 nädalat järjest. Ja ma mäletan ainult seda, et Andrus ütles, et ta otsib oma tiimi inimesi, kes on õpetatavad. Be teachable, ole õpetatav. Ja ma läksin Ameerikasse ja ma sakkisin. Ma sakkisin. Päriselt, mul ei tulnud seal väga midagi välja. Aga ma olen hästi palju rääkinud, kui oluline on kordused. Ja minus see sisekõne oli alati see, ei loe see, kuidas sa alustad, loeb see, kuidas sa lõpetad. Sa ei saa ebaõnnestuda, kui sa ei anna alla. Ja ma jätkasin tööd. Ma jätkasin koputamist. Ma tegin neid asju, mis mul öeldi, et ma tegema pean. Ma ei kuulanud seda häälekest siin, kes ütleb mulle, et ei saa, ei suuda, ei või. Mul oli müügijutt, kui need pered läksid sellest müügijutust välja. Mingit small talki ma ei osanud seal ajada. Minu inglise keele tase, eks ju. Ja see esimene suvi, 2 viimast nädalat sellest 12 nädalast olid minu suve kõige paremad nädalad. 11 nädalal oli väga hea, 12 nädal oli veel parem. Ja ma töötasin jalgrattaga, mitte autoga või midagi seal Florida kuumuses. Ja siis ma pidin rentima auto ja neid raamatuid ise hakkama siis peredele tagasi, nagu kohale viima. Ja selleks hetkeks, selle 12 nädalaga, kus ma olin nagu olnud teachable õpetatav, minu energia oli nii hea, et kui ma raamatuid kohale viisin, ma müüsin inimestele juurde, et hei, teil on siin võib-olla mingit teist raamatut vaja. Need kliendid, kellelt ma suve jooksul oli mingi hästi väikese osa kogunud raha ja ma mõtlesin, et kas nad nüüd suve lõpus päriselt ka need raamatud välja ostavad, ostsid ka raamatud välja. Ja minu see delivery protsent oli 146. Ja ma pidin selle aja jooksul raamatuid ettevõttest juurde tellima, sest nii palju oli neid inimesi, kes ostsid juurde. Ja mis ma selle looga tõesti tahan rääkida, et ei loe see, kuidas sa alustad.
ei loe see lugu, mis sul seal taustal taga on, et sind visati koolist välja, sest sa ei osanud inglise keelt või mida iganes muud. Ainuke inimene, kes iseendale, kes sulle piiranguid seab, oled sina ise. Ja küsimus ei ole selles, et kas sa lükkad mingisuguseid asju oma elus edasi lihtsalt sellepärast, et sa oled laisk, sul pole piisavalt infot või selle taga on lihtsalt hirm. Sest sa pead tulema oma mugavustsoonist välja, tegema midagi täiesti pöörast ja teistsugust. Mis siis, kui sa ühel hetkel otsustad päriselt panustada ise endale? Minu 2007 aasta suvi oli väga edukas ja ma olen ülitänulik Andrusele, et ta tol hetkel ei andnud näiteks minu osas alla, et jaa, ma olen kuulnud sellest, jah, ma tean. Ma olin klassikaline selline tudeng. Ja ma ei läinud sinna ju raha, edu, aga ma läksin sinna eelkõige sellepärast, et ongi oma oskusi, teadmisi parandada. Kui palju kordi ma tundsin, et ma tahaks alla anda, loobuda. Mine ja otsida kuskil mingisuguse lihtsama töö või üldse tagasi koju lennata. Aga kui ma annan see oli minu jaoks see, et kui ma nüüd annan iseendas suhtes alla, siis ma teen seda kogu ülejäänud elu. Ära ole nüüd tõsine. Nii et mis siis, kui sa otsustad tõesti päriselt iseendasse panustada ja teha asju hirmust hoolimata? Kuhu sa võid jõuda? Vaatan, kas kommentaare on. Keegi laivis ei ole kirjutanud. Vabalt võite vahel laivis mulle siia kommentaari panna. Ja aitäh. Mine. Tee. Ela. Ole. Edu on otsus. Ja igal suvalisel ajahetkel oma elus sa saad olla parem versioon iseendast. See, mis lugusid sa seal endale räägid, on kõigest lugu. Mine ja tõesta endale, mida sa päriselt väärt oled. Tšau! Levitame! Selline video oli, jah? Nenotine. Lämmäläs nyt.